Siin on Iisraeli peaminister, ta hakkab kohe avalikkusele inglise keeles kõnelema JNS-i konverentsil. See on rahvusvaheline poliitika tippkohtumine. Aitäh, Mark Levin. Ma soovin, et saaksin sind oma nõunikuna kasutada. Iga päev. Tead, Ameerika Ühendriikides öeldakse, et president Trump teeb kõike, mida ma temalt palun. Ja Iisraelis öeldakse, et ma teen kõike, mida tema tahab, et ma teeksin. No kumbki neist ei vasta tõele. Me oleme iseseisvate ja uhkete riikide juhid. Me seisame oma huvide eest. Mina seisan Iisraeli huvide eest. Ja selle julgeoleku eest. Ja sageli oleme ühel meelel, mõnikord mitte. Aga me austame üksteise suveräänsust, juhtimist ja pühendumust oma rahvale. Eelmisel aastal, kui ma siin laval seisin, nägin ma mõnda teist. Praegu ma ei näe teist kedagi, aga ma nägin mõningaid kalleid sõpru, kes on siin. Richard, aitäh sulle. Meil on siin ka Bosnia-Hertsegoviina serblasest president. Aitäh. Aitäh, proua. Meil on homme võimalus rääkida. Siin on nii palju kalleid sõpru. Ja ma mõtlen seda tõsiselt. Eelmisel aastal siin laval seistes rääkisin ma otsustest, rasketest otsustest, ajaloolistest otsustest, otsustest, mille kohta paljud tol ajal, eriti paljud minu vastu kandideerinud, ütlesid, et ma poleks tohtinud neid tol hetkel teha. Nad ütlesid mulle, et ma ei tohiks rahvasse siseneda. Ma sisenesin rahvasse. Mulle öeldi, et ma ei ründaks Hezbollah'd. Me ründasime Hezbollah'd. Nad ütlesid mulle, et ma ei astuks Iraanile vastu. Me astusime Iraanile vastu. Ja täna tahan ma alustada lihtsa küsimusega. Mida me oleme saavutanud? Sest need samad inimesed ja nende kaasajooksikud ajakirjanduses püüavad meie saavutusi pisendada. Tegelikult püüavad nad neid täielikult kustutada. Nii et mida me siis saavutasime? Siin on see, mida me saavutasime. Me takistasime Iraanil ellu viia plaani meid hävitada. Ja täna oleks neil selleks olnud tuumarelv, aatomipomm. Me hoidsime selle ära. Me eemaldasime eksistentsiaalse ohu. Ja kui me poleks tegutsenud operatsioonis Rising Line ja siis operatsioonis Roaring Line, oleks Iraanil olnud aatomipommid. Ja las ma ütlen teile midagi. Nad oleksid neid kasutanud. Seda me takistasimegi. Koos meie Ameerika sõprade, Ameerika õhujõudude ja Ameerika sõjaväega viisime läbi suurima õhurünnaku meie ajaloos. Me hävitasime Iraani tuumataristu. Me kõrvaldasime 20 nende tipp-tuumateadlast, 12 Rising Line'is ja veel 8 Roaring Line'is. Ja kui teadlased kõrvaldada, on väga raske tuumarelva valmistada. Äärmiselt raske. Me lõikasime terrorirežiimi juhtkonnal pea maha. Me purustasime nende raketitööstuse. Me lõime nende mereväerivist välja. Me lõime nende õhuväerivist välja. Me ründasime nende sõjatööstust. Me ründasime nende sildu. Me ründasime nii palju sihtmärke, et kogu kahju, mille me IRGC majandusele põhjustasime, ei loeta miljonites. Seda ei loeta sadades miljonites. Seda ei loeta sadades miljardites. Seda loetakse sadades ja sadades miljardites dollarites. Ja neil võtab väga kaua aega, et taastuda. Väga kaua aega. Ja võib-olla nad ei taastugi. Sest kui need löögid on antud ja kui lõhe režiimi ja rahva vahel on nii sügav, siis ei saa keegi öelda, millal selline režiim langeb. Ja ma arvan, et me lõime tingimused selle tulevaseks languseks.
see saab olema tõeline triumf, kui Iraani rahvas võtab oma saatuse enda kätte ja kukutab selle jõhkra režiimi, mis neid ja kogu ülejäänud maailma terroriseerib. Aga me ei seisnud silmitsi ainult Iraaniga. Me purustasime Iraani terroritelje. Me kõrvaldasime Sinvari, kõrvaldasime Ania, kõrvaldasime Defi, kõrvaldasime kümneid tuhandeid terroriste. Ja hoolimata neist, kes ütlesid, et see pole võimalik, tõime me iga viimase pantvangi tagasi Iisraeli. Iga viimase pantvangi, iga viimase neist. Ka seda mõned minu kriitikud ei taha, et seda neile meelde tuletataks. Aga nad ütlesid, peatu enne rahvat. Tie kokkulepe. Lüüame terroristid kinni, toome oma pantvangid välja. Me ei pea Rafahsse sisenema. Me ei pea võtma Philadelphia koridori. Me ei pea Hezbollahka vastamisi minema. Ja jumala pärast, me ei peaks Iraani vastu minema. Aga me ei kuulanud neid ja me tegime seda ikkagi. Ja me saime nad tagasi, sest me panime oma vaprad sõdurid, meie võrratult kangelaslikud sõdurid, otse nende tugipunkti Gazas. Ja nad kapituleerusid. Me tõime tagasi iga viimasegi pantvangi. Ja see on saavutus, mille üle peaksid minu arvates uhked olema kogu Iisraeli rahvas ja kogu vaba maailma rahvas. Me tõime nad tagasi. Liibanonis me lasime õhku, ma ei tea, kas seda nimetada piipariteks või peileriteks, mida te Ameerikas kasutate. Piiksud. Me lasime piiksud õhku. Me kõrvaldasime Nasrallahi. Me hävitasime Hezbollah sõjamasina. Me takistasime Ridvani vägedel Galileasse tungimast. Me hävitasime üle 90% Hezbollah meie vastu kogutud 150 000 raketist ja raketist. Me kehtestasime Gaza piirkonnas turvatsooni. Me kehtestasime Süürias turvatsooni. Me kehtestasime Liibanonis turvatsooni ja hoiame seda nii kaua, kui on vaja meie rahva kaitsmiseks. Ma ütlen teile veel ühest saavutusest, mis minu arvates on mitmes mõttes, mitmel viisil, nagu Saara mulle ütleb, ja ma kuulan teda. Teate, mida piiblis öeldakse? Kõik, mida Saara ütles Abrahamile, teate, ja mida Jumal ütles. Ta ütles, et kõike, mida Saara ütleb, peaksid sa kuulama teda. Noh, ma ei ole Abraham, aga ma kuulan oma Saarat. Ma arvan, et suurim saavutus, mille oleme saavutanud, on see, et oleme murdnud läbi hirmu barjääri. Aastaid on inimesed meile öelnud, et ei tohi rünnata Iraani pinnast. Jah, te võite teha Mossadi operatsioone ja me tegimegi päris mitu. Ma kiitsin paljud neist heaks, aga te ei saa saata meie sõjaväge Iraani. Aga me muutsime seda. Me saatsime oma vaprad piloodid Iraani taevasse ja nad hävitasid sihtmärke, režiimi sihtmärke, terrori sihtmärke. Raketipatareid, rakettide tootmiskohad ja tuumarajatised. Me muudame Iisraeli julgeolekudoktriini. Me võtame initsiatiivi, ründame, üllatame ja ründame neid vaenlasi, kes püüavad meid hävitada, kes tahavad meid tappa. Me ründame neid enne, kui neil avaneb selleks võimalus. Kui sa oskad heebrea keelt, siis kam logecha, ashkem logo, tapa nad enne ära. Nüüd ma tulin siia 50. aastapäeval. Minu venna langemise 50. aastapäeval Entebes. Mount Herzli mäelt tema hauaplatsil. Johnny Langes Entebes. Juhtides oma sõdureid operatsioonis, mida peetakse kaasaegse aja suurimaks päästeoperatsiooniks. Ja Teeb näitas, et vaba rahvas, kui nad koguvad oma julguse, jõu ja tahte, nad suudavad ületada maailma kõige hullemad türanniad, ükskõik kui ähvardavad või keerulised need ka poleks.
ja tõepoolest, pärast Entebbe päästeoperatsiooni see kaaperdamiste laine, mis kattis kogu maailma, see kaaperdamiste laine peatus, peaaegu täielikult peatus. Aga terrorirežiimid ei kadunud. Ja tegelikult nad jätkasid kasvamist. Ja neist kõige hullem on muidugi Iraan, maailma suurim terrorismi toetaja. 35 aastat pärast jooni langemist Entebbes aastal 2010. Minu isa tähistas mitte kaugel siit Pekini instituudis. Ta ise ei tähistanud. Tema eest tähistati tema 100. sünnipäeva. Ja ajaloolased rääkisid tema ajaloolistest uurimustest Hispaania inkvisitsiooni ja sionismi päritolu kohta. Ja need, kes teadsid tema tegudest Ameerika Ühendriikides, et koguda toetust juudi riigile teise maailmasõja ajal, tema kohtumistest Eisenhoweriga ja paljude teistega, rääkisid ka sellest. Ja pärast terve päeva kestnud loenguid, kiidusõnu ja tunnustust tuli mu isa lavale ilma abita. Ta oli 100-aastane. Ja ta ütles järgmist. Ta ütles, aitäh, aitäh teie kiidusõnade eest. Aitäh nende lahkete sõnade eest. Aga aeg on lühike. Nii et lubage mul kohe asja juurde minna. Ja siin on see, mida ta ütles. Siin on asja tuum. Iraan lubab hävitada juudi riigi. Iisraeli rahvas näitab maailmale, kuidas üks rahvas peab käituma, kui seisab silmitsi eksistentsiaalse ohuga. Vaata kartmatult ohule otsa. Mõtle rahulikult, mida on vaja teha ja mida saab teha. Ja ole valmis õigel hetkel võitlusse astuma. Ja nende sõnadega ta lõpetas. Need on viimased avalikud sõnad minu isa elus. See viib mind kindla veendumuseni, ütles ta, et meie rahvas tõrjub selle ohu meie olemasolule tagasi. No, 16 aastat hiljem tegimegi just seda. Ja ma ütlen teile nüüd seda, mida ütlesin täna vaid mõned tunnid tagasi oma venna haual. Ma ütlesin, et ükskõik, mis läbirääkimistel juhtub, kas lepinguga või ilma, luban teile, et Iraanil ei saa kunagi olema tuumarelva, seni kuni mina olen peaminister. Mitte kunagi. Kuni mina olen Iisraeli peaminister, ei lase ma sellel juhtuda. Ja ma ütlesin veel midagi Liibanoni kohta. Ma ütlesin ja kordasin siin mõned minutid tagasi. Kuni meil on vaja oma rahvast kaitsta, jääme Lõuna-Liibanoni turvatsooni. Ja põhjus on täiesti arusaadav. Üheltki riigilt ei oodataks, et ta käituks teisiti. Kujutage nüüd ette Ameerika Ühendriike. Teisel pool piiri on teil tuhandete terroristide armee, kes ründavad teie linnu ja asulaid rakettide, ballistiliste rakettide ja tapvate droonidega. Nad tapavad teie sõdureid, nad tapavad teie kodanikke, nad tapavad teie lapsi ja nad ähvardavad neid iga päev. Noh, mida Ameerika teeks? Kas nad ütleksid, noh, midagi pole teha. Ärme ava tuld. Kas Ameerika ütleks nii? Ei, sa tead väga hästi, mida Ameerika teeks. See ületaks piiri, looks turvatsooni, tapaks terroristid ja kaitseks oma rahvast, kuni oht on kõrvaldatud. Täpselt seda me teeme ka meie. Ja las ma ütlen sulle veel midagi. Ükski teine riik ei teeks seda paremini. Ükski teine riik ei teeks seda paremini, sest terroristid ei sihi ainult tsiviilisikuid, vaid peidavad end ka oma enda tsiviilisikute seas. Muide, sellega panevad nad toime topelt sõjakuriteo.
nii et küsimus on, mida sellega ette võtta? Me sihime terroriste, kuid igas sellises sõjas, igas linnalahingus on ka tsiviilohvreid. Ja tavaliselt on hukkunud võitlejate ja tsiviilisikute suhe, tsiviilisikute ja võitlejate suhe umbes 7:1, 8:1. Gazas oli see suhe palju madalam, hoolimata kõigist Iisraeli vastu suunatud valedest ja laimust. Aga ma küsisin meie inimestelt, meie kaitseministeeriumi uurimisosakonnal, ma ütlesin, mis on see suhe Liibanonis? Ja nad ütlesid mulle täna, ma sain selle dokumendi just täna, peaminister, see on 5:1. Ei, mitte 5 tsiviilisikut iga terroristi kohta, vaid 5 terroristi iga tsiviilisiku kohta, kes selle käigus kannatada saab. 5:1. Ennekuulmatu, sest ükski armee ei tee selliseid pingutusi nagu Iisraeli armee, et sihtida terroriste ja minimeerida tsiviilohvreid. Selle eest tuleks meid tunnustada, mitte hukka mõista. Me teeme kõik, mis meie võimuses on, et kaitsta oma rahvast. Meil ei ole sõda Liibanoniga. Meil on sõda Hezbollahga, kes terroriseerib Liibanoni ja püüab meid hävitada. Ja kui see Iraani käepikendus ei ole enam oht, kui ta on laiali saadetud, kui ta on relvituks tehtud, siis jah, meil on Liibanoniga rahu. Ja ma ootan selle allkirjastamist. Muide, Mark, ma kavatsen siin veel tükk aega olla. Ma tahan, et sa seda teaksid. Need ja teised küsimused on Iisraeli riigi julgeoleku huvides. Ma olen pühendanud oma elu Iisraeli riigi julgeoleku kaitsmisele. Ja miski ei muuda seda. Mitte miski. Absoluutselt mitte miski. Ja ma saan seda teha, sest mul on minu kalli pere, naise ja laste toetus. Aga mul on Iisraeli rahva valdava enamuse toetus. Meie rahvas on nii tugev. Nad on nii tugevad. Meie sõdurid on vaprad. Planeedil pole vapramaid sõdureid. Nad on nii kangelaslikud. Ja me oleme otsustanud, me oleme kindlalt otsustanud kaitsta oma riiki, ükskõik mis hinnaga. Aga las ma ütlen teile veel midagi, mis ma tean, et vaevab iga üht-teist. Me näeme terrorismi tõusulainet. See mõjutab praegu iga riiki maailmas ja see mõjutab ka Ameerika Ühendriike. Ja las ma räägin teile, kuidas antisemitism on läbi aegade toiminud. Alates sellest ajast, kui me kaotasime oma riigi ja jäime kaitsetuks, olime me kaitsetud mitte ainult füüsiliste rünnakute, vaid ka laimude vastu, mis sageli ja alati neile eelnesid. Nii seisime me ühes riigis silmitsi selliste laimudega ja see viis lõpuks 1-2 asjast, kas paguluseni või veresaunani. Ja siis läksime me teise riiki ning seisime silmitsi täpselt samade süüdistustega pärast sõimu ja laimu, et me mürgitame kaevusid, joome tapetud laste verd, kanname endaga parasiite. Muide, need on täpselt samad valed, mis jätkusid kuni natside holokaustini. Täpselt need samad valed. Nii et meid tabasid need laimud ja siis tapeti meid massiliselt. Seejärel sunniti meid minema ühest riigist teise ja siis jälle järgmisse riiki. Ja sama asi juhtus ikka ja jälle, uuesti ja uuesti, aga siin toimuski muutus. See juhtus koos Iisraeli riigi tekkega ja Iisraeli armee loomisega. Me ei pruugi suuta laimamist peatada. Need tulevad ja lähevad etteaimatavas tsüklis, nagu mu ajaloolasest isa mulle ütles. Aga muutus seisneb selles, et kui nad tulevad meid tapma, siis me võitleme vastu. Me ei lase neil seda teha. Me võitleme vastu ja surume nad tagasi täpselt nii, nagu oleme teinud viimastel aastatel. Ma luban teile, et me peame kogu maailmas võitlust antisemitismi vastu. Me võitleme ka 8. rindel. Võitlus meie delegitimeerimise vastu. Võitlus laimu vastu, mis on suunatud juudi rahva vastu. Aga ma palun teilt, Ameerika juudid,
ja diaspora juudid, et teeksite üht asja. ajage selg sirgu. ärge kartke, võidelge vastu, sest inimesed austavad neid ainult siis, kui me iseennast austame. ja kui nad levitavad meie kohta valesid, vastake tõega ja tehke seda püstipäi. Seiske tõe eest, seiske Iisraeli eest, seiske juudi rahva eest. Seiske juudi tuleviku eest. Aitäh teile kõigile, aitäh! Thank you.